Tere! Oleme siis siia tulnud selleks, et tutvustada teile tuumajaama ruumianalüüsi tulemusi. Vargla piirkond oli siis üks nendest piirkondadest, mis nagu selles ruumianalüüsis esile tõsteti ja kindlasti tekitas ka palju küsimusi. Ja selleks, et neile küsimustele vastata, siis teemegi teile kõigepealt sissejuhatuseks paar ettekannet, kus me tutvustame seda teemat, kui kaugel üldse selle tuumajaama teemaga riigis ollakse ja mis veel edasi tuleb teha, ja siis pärast saame küsimustele vastata. Ja kõigepealt siis annan sõna kaasas olevale Reil Karunelile, kes on Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud tuumaenergeetika töörühma koordinaator. Palun. Nii, aitäh. Tere päevast. Mina olen Reil Karunel, olen Keskkonnaministeeriumi kantsleri nõunik ja riikliku tuumaenergia töörühma koordinaator. Ehk siis mina olengi see inimene, kes siis koostab seda tuumaenergia töörühma aruannet, mis tuleb esitada Vabariigi Valitsusele käesoleva aasta lõpuks ja edasi Riigikogule. Ehk siis täna ei ole Eesti riik teinud mingit otsust, et kas siia üldse tuumajaam tuleb või kuskil Eestisse või mitte. Et see otsus langetatakse tõenäoliselt alles järgmisel aastal. Et seda siis Riigikogu otsusena. Enda erialase tausta või ettevalmistuse poolest, et olen keskkonnakaitse valdkonnas õppinud, et olen magistrikraad keskkonnakaitses, olen õppinud ka kiirguskaitset ja natukene ka siis tuumaenergia spetsiifikat. Valdkondlikku töökogemust on mul 15 aastat ja tegelikult pärit olen ma siit mitte väga kaugelt, et olen Audru kandist Jõupre külast. Et kui nüüd see Vargla piirkond jäi meil selles asukohtade uuringus kaardile, et siis minus tekitas see väga suurt elevust, et kas tõesti, et praktiliselt minu taha aeda. Aga et natukene süvenedes, et selgeks, et päris nii see ikkagi ei ole ja kuna meil veel mingit otsust ei ole selle tuumaenergia kasutuselevõtu osas, et siis kõik need asukohad, detailid ja see selgub hiljem. Aga et teema sissejuhatuseks, et ma räägingi siis üldse, et kui kaugel riik oma siis nende kaalumisprotsessi juures on ja et mismoodi see tuumaenergia kasutuselevõtt ühes riigis välja näha võiks, et mida me siis Eestis selleks teeme. Nii, kuidas see vahetub? Nii. Ja selleks, et nüüd üks riik, kus ei ole ennem tuumaenergia kasutatud, saaks selle energialiigi kasutusele võtta, on vaja luua teatud eeldused. Et on vaja 3 asja. Et riigil on vaja tuumaregulaatorit ehk siis sellist asutust, mis tegeleb tuumaohutusalase järelevalvega ja lubade väljastamisega ja annab siis neid ohutushinnanguid. Ja selles asutuses ja ka teistes riigiasutustes siis peavad olema tööl pädevad inimesed, kes seda valdkonda tunnevad ja on õppinud. Ehk siis teise asjana ongi riigil vaja siis neid kompetentse pädevusi arendada. Ja kolmandaks on vaja ka sellist õigusraamistikku, on vaja tuumaseadust ja erinevaid määruseid, et mille alusel selle tegevuse siis reguleerimine toimub. Ja tuumaenergia on maailmas üks enim reguleeritud valdkondi üldse. Sõna otseses mõttes iga kruvi ja point, mis tuumajaamas kasutusel on, peab olema läbinud kõik ohutustestid, vastama teatud nõuetele, olema sertifikaadiga ja seda kõike kontrollitakse ülima põhjalikkusega. Ja kui Eestis taasalustati õigupoolest siis 2019 ühe eraettevõtte initsiatiivil siis seda diskussiooni, et kas Eestis võiks siis meil energiajulgeoleku tagamiseks ja kliimaeesmärkide saavutamiseks olla siis üheks võimaluseks siis tuumaenergia kasutuselevõtt. Et siis lõi Vabariigi Valitsus oma korraldusega 2021 kevadel
Ettevalmistused toimusid selleks ju varem, aga COVID-kriis tõmbas nagu tähelepanu fookuse mujale, et selle töörühma moodustamiseni jõuti siis 2021 aprillis, et siis selline ministeeriumide ülene töörühm, millele pandi ülesandeks uurida, et kuidas siis või kas ja kuidas oleks Eestis võimalik kasutusele võtta tuumaenergia, et kas see üleüldse oleks teostatav ja mõistlik. Ja sinna töörühma kuuluvad peaaegu kõikide ministeeriumite kõrgetasemelised esindajad ja siis valdkondlikku puutumust omavate ametite esindajad. Ja kõrgel tasemel just seetõttu, et neil omakorda oleks siis voli kaasata enda asutuste seest neid spetsialiste sellesse protsessi. Töörühma juhib praegune Keskkonnaministeeriumi kantsler. Ja seda sel põhjusel, et kuna Eestis töötavaid tuumaelektrijaamasid ei ole, kogu see kiirguse tuumaenergia alane valdkondlik pädevus on hetkel koondunud siis Keskkonnaministeeriumisse ja tema allasutustest. Et meie reguleerime siis kõiki kiirgustegevusega seonduvat ja hoiame silma siis silma peal naaberriikides töötavate tuumaelektrijaamad. Ja töörühma eesmärk, nagu ma mainisin, ongi siis kujundada siis need seisukohad, et tuumaenergia kasutusele võtmise võimaluste kohta Eestis. Ja selline see terviklik aruanne, mis sellesse seisukohta kujundada aitab, peab valmima meil hiljemalt aasta lõpuks. Et praegu sellega siis töö käib. Ja tuumaenergia kasutusele võttes ütles, et on selline pikaajaline protsess, et ta võtab rahvusvahelise kogemuse põhjal aega 10–15 aastat. Et kõige pikaajalisem just, et varasema tuumaenergia kogemusete riigi jaoks on see pädevuste arendamine, sest ühe sellise spetsialisti väljaõpetamine võtab kuskil 5 aastat, et ta oleks võimeline siis selles valdkonnas tegutsema, kui hakata siis nullist seda koolitama. Et jagatakse tinglikult siis tuumaenergia kasutusel 3 etappi. Et esimene etapp on siis see kaalumise faas, teine on siis ettevalmistused ja ehitus ja 3. on siis see tuumajaama käitamise faas. Eesti on alles selles esimeses etapis, et me alles kaalume, et kas võtta see tuumaenergia kasutusele või mitte. Ja ÜRO rahvusvaheline aatomienergia agentuur, mida nimetatakse ka rahvusvaheliseks tuumavalvekoeraks. See on siis asutus või rahvusvaheline organisatsioon, ÜRO organisatsioon, mis teeb riikide üle järelevalvet tuumaenergia kasutamise osas ja on ka selliseks globaalseks kompetentsikeskuseks, kus riigid saavad nõu ja abi, nad annavad välja juhendeid, standardeid, et kuidas selles valdkonnas toimetama peaks. Ja nende üks teekaardi juhis näeb ette, et üks tuumaenergiat kasutusele võtta sooviv riik peaks analüüsima enne vähemalt 19 teemapunkti tuumaenergia kasutusele võtuga seondub. Et mida siis ka meil tuumaenergia töörühm praegu teeb. Et see aruanne saab siis olema selline, mis katab ära vähemalt need teemapunktid. Peab olema seal vastatud küsimustele, et kuidas toimub selle tuumajaama rajamise projekti rahastamine, kuidas toimub see inimeste koolitamine, mis aja jooksul, kus kohas, kuidas, kui palju inimesi seal peaks töötama nii tuumajaamas kui tuumaregulaatori juures. Kas üldse riigis on asukohti, kuhu üldse on võimalik kaaluda tuumaelektrijaama ehitamist, sest ka seda ütleb ÜRO juhend, et kui riigis ühtegi nagu potentsiaalselt sobivat asukohta ei ole, et siis on selge, et tuumaprogrammiga jätkata ei saa. Ja see on ka põhjus, et miks me siis viisime selle aruande koostamise käigus siis ka selle asukohtade esialgse kaardistuse läbi, et kas Eestis üleüldse on võimalik mingis kohas kaaluda ehitust. Siis peavad olema vastused, et kuidas toimuks jäätmete käitlemine. Milline on meie elektrivõrgu võimetus ja arendusvajadus, et seda tuumaelektrijaama saaks üldse meil võrku ühendada ja nii edasi ja nii edasi. Et kõigile nendele küsimustele peab siis riik ennem olema vastused leidnud, kui ta saab öelda kindla jah või ei vastuse tuumaenergia kasutamiseks.
ja et seda asukohtade valikut või seda, et kas teoreetiliselt üldse on kuskil selliseid tingimusi Eestis, et kus on olemas siis sobivad geoloogilised tingimused, jahutusvee olemasolu, et analüüsima hakata, et siis loodi meil tuumaenergia töörühma juurde rohkem nagu eksperttasemel ja juba sidusrühmasid kaasav alltöörühm, et ruumiplaneerimise alltöörühm, mida juhib Rahandusministeerium. Ja et seal me siis panime kokku need lähtetingimused, et mille alusel siis seda esimest võimalike sobivate alade kaardistust tegema hakatakse. Et selle töörühma töö tulemustest, ehk siis nendest piirkondadest, mis siis sõelale jäid, et räägib natukese aja pärast alal. Nüüd teine alltöörühm, mis on loodud tuumaenergia töörühma juurde, on tuumajulgeoleku ja hädaolukordadeks valmisoleku alltöörühm, mida juhib Siseministeerium. Et eelmisel aastal, siis 24. veebruaril, kui Vene väed tungisid Ukrainasse, üsna varsti ka Tšernobõli aladele ja juba märtsiks olid nad võtnud üle Zaporižžja tuumaelektrijaama, et tõusetus nagu meil Eestis siis küsimus, et aga kuidas siis selline tuumaelektrijaama olemasolu meie territooriumi mõjutaks meie seda julgeoleku olukorda. Et kuidas me suudaksime kaitsta seda tuumajaama siis vaenuvägede sissetungi eest. Et praegu, et mida venelased on teinud seal Zaporižžjas, et nad on selle jaama üle võtnud, see jätkab elektritootmist ja nad kasutavad seda väga mugava sõjaväebaasina, et mida ei taha Ukraina väed rünnata, aga endal neil on väga mugav sealt erinevaid strateegilisi rünnakuid planeerida. Et õnneks Zaporižžja jaam on niivõrd moodne jaam, et seal on ka väga palju neid kaitsekihte ja süsteeme, et seal mingisugust tõsist kiirgusõnnetuse ohtu tekkinud ei ole, et aga venelased ei ole suutnud seal mingit kiirguse ohutuse seisukohalt olulisi osi nii palju kahjustada ja ka sellel hoiab seal silma peal siis Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, kes saatis oma inspektorid sinna seda valvama. Aga et neid teemasid me siis ka Eestis analüüsime, et kuidas see meie julgeoleku olukorda mõjutaks ja kuidas me näiteks võimalikeks hädaolukordadeks valmis oleksime. Et millist võimekust meil üldse selleks vaja on. Tuumaenergia töörühma ajagraafikust rääkides, et siis septembris esitlesime valitsusele oma vahearuannet, mis oli pigem selline hetkeolukorra pildistus, aga aasta lõpuks siis valmib selline see mahukas 19 teemapunkti kattev lõpparuanne, mille põhjal on riigil võimalik vastu võtta siis informeeritud otsus ja teadmiste põhine otsus. Ja ennem, kui Vabariigi Valitsus ja seejärel Riigikogu selle aruande saavad, vaatavad selle üle ka ÜRO Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri ekspert. Et oktoobri lõpus on meile sisse tulemas siis ÜRO audit, mille käigus siis vaadatakse, kas töörühm on siis neid punkte piisava põhjalikkusega analüüsinud. Et kas need vastused, mis on vajavad praeguses etapis, et need küsimused, mis vajavad vastuseid, et on ammendavalt siis läbi analüüsitud. Ja et valitsus saab siis juba ÜRO ekspertide tagasisidega selle. Sealt edasi liigub siis otsuse tegemiseks Riigikokku, sest et meil ütles, et valitsused vahetuvad kiiresti, Eestis viimasel ajal väga kiiresti ja tuumaenergia kasutusele võtta oma pikaajalise iseloomu tõttu, et ei saa sõltuda valitsuste vahetusest. Et see vajab siis sellist rahvaesindajate poolset valideerimist. Ja seetõttu peaks selle otsuse tegema Riigikogu. Et nii on ka praegu seaduses kirjas, on nii elektrituru seaduses kui kiirgusseaduses, et tuumaenergia Eestisse uue tuumarajatise ehitamise otsuse teeb Riigikogu. Riigikogul omakorda on võimalus see otsus panna rahvahääletusele, kui nad nii soovivad, aga võivad ka ise seda siis menetleda. See, kui kaua see protsess seal aega võtab, me hetkel prognoosida ei oska, et hetkeseis ei ole väga julgustav, mis seal Riigikogus toimub.
aga et loodame, et siis ka järgmise aasta esimeses pooles jah või ei vastus sealt tuleb. Kui nüüd Riigikogu teeb otsuse, et ei, et tuumaenergia on liiga pikaajaline, liiga kallis või et meil on mingi muu lahendus, et kuidas me saame endal tagada siis jätkusuutlikult siis ilmastikutingimustest sõltumatu ja kliimasõbraliku elektritootmise, otsustab, et ei, et tuumajaama me ei vaja, et siis tuumaenergia töörühm oma tegevuse lõpetab ja et need analüüsid siis lähevad saatlisse, nii nagu on ka meil varasemate tuumaenergia kasutusetu kaalumistel tegelikult väga palju asju saatlisse kirjutatud. Et meil ei ole tõesti, et praegu see esimene kord seda analüüsida. Kes veel mäletab, et kuskil 15 aastat tagasi Eesti Energia eestvedamisel käisid samamoodi need arutelud. Kui aga leitakse, et selle energiajulgeoleku tagamise ja pikaajalise elektritootmise vaate mõttes on siis mõistlik teha Eestisse üks väikene tuumaelektrijaam, siis jätkuvad ka siis need teise ja kolmanda etapi tegevused, ehk siis juba täpsem asukoha valik planeerimisprotsessi käigus, kõik siis ehitustegevuse ettevalmistused, tehnoloogia valikud, inimeste koolitamine, regulaatori loomine, tuumaseaduse vastuvõtmine ja nii edasi. Ja et me näeme, et kuskil 2035. aasta paiku võiks siis Eesti esimene tuumaelektrijaam tööd alustada. Et seda just siis selle ettevalmistusprotsessi ja ka teisalt seetõttu, et Eesti jaoks on sobivad ainult väikereaktorid, niinimetatud väikesed moodulreaktorid, mis siis läänemaailmas alustavad tööd alles käesoleva kümnendi lõpus. Et me ei saa oma arengutes olla ka ees sellest tehnoloogia arengust. Et nendest tehnoloogiatest ma räägin ka veel mõne hetke pärast. Aga et kuna Eestil endal neid eksperte hetkel napib ja kogemust, et siis kasutame hästi palju tuumaenergia töörühma poolt rahvusvaheliste ekspertide tuge ja abi. Et koostööpartneriks number 1 ongi siis meil see juba korduvalt mainitud ÜRO rahvusvaheline aatomienergia agentuur IAEA, see on siis tuumavalve koeraks ja pakub meile siis igakülgset tuge selle kaalumisprotsessi juures ja koolitab meie inimesi. Samuti on meil toeks Soome tuumaregulaator STUK, kes on maailmas väga hinnatud oma põhjalikkuse ja ekspertiisiga poolest. Ja nemad aitasid siis meil läbi vaadata meie töörühma vahearuannet ja teevad praegu ka meile kiirguskaitse analüüsi. Ameeriklased on loonud eraldi programmi nimega FIRST, mis siis on mõeldud Ameerika jaoks sõbralike riikide koolitamiseks või baaskompetentside loomiseks väikereaktorite valdkonnas. Ja meie siis väga aktiivselt neid pakutavaid võimalusi kasutame ja saame sealt siis erinevaid koolitusi. Nüüd järgmisel nädalal saab allkirjaga koostöömemorandum Kanada tuumaregulaatoriga, sest et Kanada on just see riik, et kus alustab tööd esimesena siis meile potentsiaalselt sobilik väikereaktor PWR-X 300, mida siis arendab General Electric Hitachi, et Jaapani ja Ameerika ühisettevõtte Kanadast Arlingtonis peaks siis tööd alustama 2028 lõpus. Ja Kanada tuumaregulaator selle lubade väljastamise ja ohutuse hindamisega juba tegeleb ja et meie siis spetsialistid saaksid seal jälgida, kuidas üks tuumajaamale väikereaktorile lubade väljastamine ja selle ohutuse hindamine toimub, et siis selleks on see koostöömemorandum vajalik. Niisamuti on enda koostööd ja abi pakkunud meile Suurbritannia, Jaapan, Saksamaa, Prantsusmaa, et oleme käinud õppevisiitidel, et vaatamas, et tutvumas siis tuumaenergia kasutamise kõigi aspektidega. Et nii selle tuumaenergia abil elektri tootmisega kui ka jäätmekäitlusega, aga on käinud töörühma liikmed ka Fukushimas. Et vaatamas, et mis
on ühe tuumaõnnetuse tagajärjel. Ja et paari sõnaga räägin ka siis nendest tehnoloogiatest, et mida Eestis üldse on võimalik siis kasutusele võtta või mida meil kaalutakse. Ehk siis mis asi see väike moodulreaktor on? Et sellise definitsiooni järgi, et peaks see väike moodulreaktor olema, et selline tuumareaktor, mida on võimalik suuremalt jaolt valmis teha kuskil mujal tehases ja tarnida ta siis asukohta juba väga suures valmidusastmes. Ja et oma siis elektri tootmise võimsuselt, et jäävad need väikereaktorid kuskil 300 megavatti piiridesse, et ta on võrreldav siis Auvere jaam. Ja et Eesti tingimustesse tegelikult suuremat reaktorit planeerida ei saakski, sest meie elektrivõrk võimaldab siis ühendada neil siis kuni 350 megavatiseid tootmisüksuseid. Et meie võrgu koormuse lihtsalt ei kannata seda välja, aga see siis kui on vaja see jaam hoolduseks välja lülitada, et see tekitaks liiga suuri kõikumisi. Et siis seetõttu ongi Eesti jaoks sobivad ainult need väikereaktorid. Aga et läänemaailmas on arendatud reaktoreid tuumaenergia sünnist alates järjest võimsamateks ja suuremateks, et praegu need moodsad reaktorid, mis tööd alustavad, on 1200 megavatised, 1400 megavatised. Aga et on aru saadud, et kõikidele riikidele tõesti, et need ei sobi. Ja hakkab see suund jälle liikuma sinna suunas, kus tuumareaktorite arendamine alguse sai, ehk siis väiksemate, võib-olla paarisaja megavatiste reaktorite arendamiseks, sest et tagada sellist rohkem paindlikkust ja laiemat turgu. Sest nõudlus on maailmas tuumaenergia järele just nende kliimaeesmärkide tõttu hüppeliselt kasvanud. Et need riigid, kes varem selle peale ei mõelnud, et tänu nende väikereaktorite turule tulekule, et kaaluvad väga tõsiselt tuumaenergiat. Neid on maailmas tegelikult kasutusel juba küll, aga mitte meile nende sõbralikes riikides, et Venemaa ja Hiina on nende väikereaktorite arendamises kahjuks olnud läänemaailma võrreldes mitu sammu ees. Et seal neid esimesed omataolised juba kasutusel on. Ja ka veel mõned ajaloolised väiksemad reaktorid. Maailmas jah, et on üldse arendamisel üle 80 erineva väikereaktori tüübi, mis põhinevad siis erinevatel tehnoloogiatel, et nii olemasolevatel tuumatehnoloogiatel kui ka siis väga innovaatilistel lahendustel. Tänapäevase tuumaelektrijaama tööpõhimõte tegelikult ei ole üldse keeruline. Piltlikult öeldes võib öelda, et tegemist on sellise suure veekeedukotiga. Et seal selleks küttekehaks on siis tuumakütuse vardad, et mis siis kuumutavad seal reaktori anumas olevat vett, vesi aurustub, käivitab siis turbiinid ja omakorda siis läheb generaatori ja sel viisil siis käib see elektritootmine. Kütusena, et kütusevarastes on siis uraanipõhine kütus tahkel kujul, on sellised väikesed sentimeetri pikkused pelletid, kangesti lakritsakommi moodi, aga süüa neid ei soovitaks. Kõige värskel või kasutamata kujul värske tuumakütus, et teda võib täitsa niimoodi käes hoida, et ta on väga õrnalt ainult radioaktiivne. Et tugevalt radioaktiivseks muutub ta alles seal reaktoris tuumaprotsesside käigus. Ja see kütus siis kestab seal mitu aastat, et töötab seal reaktoris ja kui on aeg ta välja vahetada, et siis on ta jätkuvalt väga tuline, et tuleb ta panna siis jahutusbasseini, et seal siis jahutada ja kui ta on piisavalt jahtunud, et saab siis pakendada kas siis betoonkonteineritesse või viiakse edasi järgmisesse jahutusbasseini. Et oma kuju see kasutatud kütus vahepeal ei muuda, et ta on tahkel kujul varraste sees, et temast ei saa selline multikates ja filmides nähtud helendav rohekas kollane lima. Et tuumajäätmed on tahkel kujul tuumakütuse vardad.
eluohtlikud inimesele on nad oma kiirguse poolest mõned sajad aastad. Aga oma radioaktiivsust ei kaota nad päriselt mitte kunagi. Et kuna seal on tegemist uraaniga, mille siis poolestusaaeg me saame ikkagi vaadata miljonites aastates. Lisaks on sinna veel tekkinud terve rida erinevaid radioaktiivseid isotoope, mis on siis erineva poolestusajaga, mille aja jooksul see radioaktiivsus poole võrra väheneb. Et need teised kaovad siis kiiremini, et seetõttu siis, et see eluohtlik kiirgustase on just sadades aastates mõõdetav, aga radioaktiivseks jääb see kütus väga-väga pikaks ajaks. On olemas käitlustehnoloogiad, näiteks Prantsusmaal, Jaapanis alustatud tööd, need prantslased on 70-ndatest alates oma kasutatud tuumakütust ümber töödelnud, et 96% ulatuses saab seda materjali taas kasutada. Küsimus on lihtsalt majanduslikus efektiivsuses ja kõiges selles, et mis sa sealt selle erinevate isotoopide selle spektriga siis peale hakkad, et sa pead leidma kõigil otstarbe. Soomlased, rootslased on leidnud, et mõistlikum on ikkagi panna see kuskile sügavale maale ära tohutult hoida. Aga et on arendatud seal ka reaktoritehnoloogiad, kus seda kasutatud kütust saab kasutada siis uue kütuse tootmiseks, et segada värske kütusega ja läheks uuesti teistesse reaktoritesse käiku. Et aga see on siis võib-olla paarikümne aastane teema. Nüüd tuumaenergia töörühmadel vahearuandesega selles ruumi analüüsis või selle asukohtade analüüsis, et võtsime siis valikusse 6 erinevat arendamisel olevat reaktorit, et mille osas on lootused, et käesoleva kümnendi lõpuks enam-vähem kommertskasutusse jõuavad. Nendest esimesed 4 on siis olemasoleval tehnoloogial põhinevad vesijahutusega, et kus siis on seal reaktori anumas vesi, on siis surveveereaktorid ja keevaveereaktorid, aga võtsime ka 2 sellist alternatiivsel tehnoloogial põhinevat reaktorit, nii nimetatud 4. põlvkond, et üks siis gaasijahutusega ja teine sulasuula reaktor. Et need on ka, et tänaseks on selge, et nad on veel turule tulemas, aga nende arendamisega läheb natukene kauem kui nende oleval tehnoloogial põhinevate väikereaktorite arendamine. Nii, et oma välimuselt näevad nad välja umbes sellised, et nad väga palju ei erine tavalisest tööstusrajatisest. Et mõned on oma jaama välisdisainile rohkem tähelepanu pööranud, mõned vähem, et mõned näevad isegi väga kunstipärased või ilusad välja, aga need ei ole sellised suurte betoonist jahutustornidega, et koledad tööstusobjektid, et mida me ka võib-olla nagu filmide ja multifilmide vahendusel võime ette kujutada. Et ka need väikereaktorid ei vaja selliseid massiivseid jahutustorne, mida nagu tuumajaamadega tihtipeale seostatakse. Ja Eesti-sugusele riigile on ka ÜRO eksperdid andnud mõned soovitused. Et kui meil varasemalt sellist tuumajaama käitamise ja tuumatehnoloogiaga toimetamise kogemust ei ole, siis tuleks ikkagi valida selline tuumareaktor, millega on maailmas kogemus olemas. Et me kindlasti ei lase endale ehitada mingit maailmas esimest omataolist eksklusiivset reaktorit, mida ei ole varem kuskil testitud. Peaks võtma siis ikkagi testitud tehnoloogia. Ja ka mitte valida siis sellist väga eksklusiivsel lahendusel põhinevat tehnoloogiat, et mis võib-olla et maailmas 1-2 on töötanud, aga mille osas ei ole see teadmine veel nii laialdaselt levinud, et jutt on siis näiteks nendest sulasoolareaktoritest. Et kui meil on vaja kasutada rahvusvahelist abi, et see ekspertide valik on laiem, et oleks selline tehnoloogia, mille osas oskavad meid näiteks välja õpetada soomlased, rootslased, et me saaks siis seda väljaõpet lähedalt.
ja samuti peaks mõtlema selle kütuse tarnekindlusele. Kui ta kasutab mingit eksklusiivset alternatiivset tuumakütust, mida toodab ainult üks tootja kogu maailmas, siis kui turvaline valik selline reaktor on. Et tuleks valida sellist reaktori tüüp, mis kasutab kütust, mida on võimalik saada mitmelt pakkujalt või tootjalt. Eks praegu on ka, kui tuues jälle selle Ukraina toimuva sõja näite, et siis et Euroopa Liidul on väga raske neid Venemaale tuumakütuse tarnetussanktsioone kehtestada, sest osades Euroopa Liidu liikmesriikides on kasutusel siis Vene reaktorid, mis kasutavad sellist kütuse tüüpi, mille tootmisvõimekus on ainult Rosatomil Venemaast. Ja praegu see töö käib, et hakatakse kiiresti valmistama siis ka Euroopa Liidus sellist kütust, aga see võtab natuke aega. Et ka sellisteks olukordadeks tuleb valmis olla. Aga et siinkohal ma selle ülevaate lõpetan, et nüüd me saan anda sõnajärje üle Alanile, kes siis räägib täpsemalt sellest asukoha valikust, et miks just Varbla sinna kaardile meil sattus. Aga et kas teil on äkki vahepeal minule mingeid küsimusi? Kas see arvutuste ja ainult on tore ja meie vaatame omandamata, see on silmunud kaitse. Ja kui neid ka tasina kaudu, siis pole vaadata. Võib-olla väärib viimast ka. Just, et mitte nii väga eksklusiivset võtta ja just ikkagi sellist, millele on ka nii-öelda mainisin, et neid saaks toota, nagu ideaalvariandis juba suhteliselt valmis kujul seal tehases ja tarnida siis koha peale. Et see hinnatakse selle tuumareaktori maksumuseks, ühe reaktori maksumuseks alates siis 1 miljardist eurost. Et kuna riik siin ei plaani ise väga palju õlga alla panna, et riigi asi on ehitada siis või luua see taustsüsteem, kus see tuumaenergia kasutamine saaks toimuda, siis hetkel on see vaade, et selle ehitaks valmis erasektor oma rahadega ja laenurahadega, aga alates miljardist eurost, et kuskil ilmselt see esimene reaktor jääks kuskil miljardi ja 1,5 miljardi vahel. Siin ma saan nii-öelda viidata, et eraettevõtte Fermi Energia poolt välja käidud nii-öelda kalkulatsioonidega. Et nende nägemuse kohaselt, et siis need, kes on nende jaoks partnerid ja investorid, nende jaoks algab siis hind 55 eurost megavati kohta. Aga et lõpptarbijate jaoks on nad arvutanud, et see ülempiir võiks olla kuskil nende hinnangul kuni 120 eurot megavati kohta. Et siin riik ei saa nagu seda kommenteerida, et eks see on ka, et nende arvutused, et kuidas see lõppkokkuvõttes sõltubki sellest, et mis selle jaama hinnaks tuleb. Kui palju need praegused kalkulatsioonid paika peavad. See, mis on 2025 nii-öelda see turuolukord, aga kindel on see hind on tuumaenergia puhul prognoositav, sest kütuse saab pikaks ajaks ette osta ja et mis on meie ettevõtete huvi olnud, et saada nii-öelda kindla hinnaga, fikseeritud hinnaga seda elektrit. Sest et praegu need elektriturul toimuvad kõikumised ei ole nagu ettevõtlust nii-öelda soosivad. Et ka see kindlus, et sul on iga ilmaga kindlustatud igal aastaajal siis elekter ja kindlaks määratud hinna, et sa saad enda tootmist planeerida. Kas on veel küsimusi? Jah. Ma arvan, et räägime mõistida olema. Küsimus. Saksamaa roheliselt nõuskid tuumajaama liimanemist. Meil hakatakse avaldama. Kas meie rohelised siis ühendamata ei arva seda, et see on kohtud, kes on? Meie rohelised on olnud soosiva seisuga pigem nende 4. põlvkonda reaktorite selle kasutusele võtu osas.
et need siis peaksid lahendavad ära selle jäätmeprobleemist. Need uuel tehnoloogial või innovaatilisel tehnoloogial põhinevad reaktorid põletavad ära siis varasemalt reaktoritest toodetud kütus. Aga nagu ma ütlesin, et Eesti jaoks see, et esimeseks valikuks kindlasti ei sobiks. Teine, kolmas, neljas reaktor, kui selleks on vajadus, jah, ja siis need tehnoloogiad on turul, siis me oskame juba selle tehnoloogia ümber käia, teeme, mis saaks kasutada ära siis selle kasutatud kütuse esimesest reaktorist. Aga nii nagu autojuhilubadegagi, et võib-olla nagu kõige esimeseks autoks võib-olla ei tasuks valida Lamborghinit või Ferrarit, et alustaks ikkagi Volkswagen Passatist või Toyota Corollast ja kui on nagu teatud baasoskused omandatud, et siis teiseks autoks miks mitte. Aga et sama on ka siis nii-öelda selle tuumatehnoloogiaga. Et rohelised meil ka, et nad ei ole küll olnud väga häälekad, aga nad on oma seisukohtasid avaldanud, et neile see, et kolmanda põlvkonna või olemasoleva tehnoloogial põhineva tuumaenergia kasutusele võtta Eestis pigem ei meeldi. Küll aga on täiesti kardinaalselt vastupidiseks näiteks Soome rohelised, kes on 2 jääga tuumaenergia poolt. Sest et küsimus on selles, et mis eesmärgi nimel seda teeme. Kui me tahame ikkagi seda kliimasõbralikku ja puhast energia tootmist. Ja ikkagi, et meil tuled põleksid ja riigis nii-öelda majandus toimiks. Et siis on selge, et ainult tuule päikesega meie laiuskraadid välja ei vea. Meil on vaja midagi veel. Et Soome rohelised on võtnud selle seisukoha, et jah, tuumaenergia aitab meil saavutada neid keskkonnasäästlikkuse ja kliima eesmärke. Saksamaal oli tegemist puhta poliitilise otsusega need ajaloosed ja et eks seda ole näha, et kui pikalt nad suudavad siis enda majandust seda fossiilkütuseid doteerides ja ettevõtetele elektri kõrgete energiahindade juures peale makstes, et jätkata. Nad väga loodavad Poola peale. Poola on ka kasutusele võtmas tuumaenergiat, nii suuri tuumaelektrijaamu kui ka neid väikereaktoreid ja näevad selles siis võimalust asendada need söejaamad. Et sakslased praegu ka juba, et käivad mütsveos veel poolakate juures, et äkki panete meile ka reaktorid. Et siis, eks seda ole näha, et on ka Saksamaal praegu need juba teatud ringkonnad seal kogumas seda jõudu, et taas alustada seda tuumaenergia diskussiooni. Keegi ei ole See on oluline. See on hea küsimus, et kuidas selle mis sellest Eesti energiast plaan, et kui Eesti on ära lõpetanud põlevkivist elektri tootmise, seda omaette küsimus. Aga et praegu meil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on näinud, et mingid sellised suurt riigi energeetikaettevõtted tõusnud pigem ei taheta luua, et las erasektor siis toimetab. Ja et see, et meil ka turumajanduslik küsimus, kuidas see siis tarbijatele on. Tere, Teamsist oleks ka paar küsimust sealt chatist. Nii, jah, on kuida. Et Teamsist ka paar küsimust, et milliseid alternatiivseid lahendusi näiteks kaalutud on tuumaenergiale, et me teame, et vesinik näiteks on tegemas päris korraliku arenguspurti, et miks mitte taastuvenergiat vesinikku salvestada ja seda siis läbi aasta kasutada. Et kas selliseid asju ka kaalutud on ja siis veel mõningased sellised küsimused, mis oleks siis nii-öelda seotud selle nii-öelda julgeoleku ja piirkonna nii-öelda ohutusega kui ka siis piirkonna hüvedega, et kui tohib paluda äkki. Mina olen Keskkonnaministeeriumi esindaja ja Eesti nii-öelda energiamajanduse nende pikema vaate osas, et
mina kahjuks neid kommentaare anda ei saa, aga on tehtud kliimaneutraalse elektri tootmise analüüs, kus on erinevaid neid stsenaariume analüüsitud, et mis on siis need kliimaneutraalsed elektri tootmise võimalused, et mida Eestis arendada võiks. Vesinik on sinna kaasatud, on ka koostamisel ju, et vesiniku teekaart. Vesiniku kusjuures on võimalik toota ka tuumaenergia abil, et lisaks siis teistele, et praegu suuremalt tehakse seda gaasist. Aga et on siin küsimus, et tuumajäätmete kohta, et kus neid hoiustatakse. Jaama elu ja vältel, et nagu ma oma ettekandes rääkisin, et on nad seal reaktori kõrval basseinis, hiljem siis seal vahehoidlas. Et jaama eluiga on kuskil nendel kaasaegsetel jaamadel 80 aastat. Et siis kuskil käesoleva sajandi lõpupoole, siis kui tuleb hakata mõtlema selle jaama lammutamise ja jäätmete pikaajalise ladustamise peale, et peab olema ka siis valmis ehitatud see jäätmete lõppladustuspaik, kui ei ole selleks hetkeks mingit muud lahendust, et nagu ma rääkisin nendest innovaatilise tehnoloogial põhinevatest reaktoritest, mis on võimelised siis selle olemasolevate reaktorite kütuse ära põletama või ei ole seda ümber töödeldud, et selle peale peab hakkama tegelikult mõtlema kohe. Ja tuumaelektrijaamast toodetud elektri hinna sees on juba ka see jäätmekäitlusfondi ja jaama lammutamise tasu. Tuumajaama operaator peab maksma riiklikusse fondi iga toodetava kilovatt-tunni pealt siis teatava summa fondi rahasid, mille ees siis ehitatakse jaama eluiga lõppedes kasutatud tuumakütuse lõppladustuspaik ja lammutatakse see jaam ära. Meie analüüsis ideaalvariandis, et see lõppladustuspaik võiks olla võimalik ka seal samas jaama asukohas või seal vahetus läheduses, et see jäätmete transport ei oleks kuskil ühest teiste otsast teise. Et me vaatasime neid asukohti kaardiga selle pilguga, et juba, et kas sinna teoorias oleks võimalik kuskil sajandi lõpupoole hakata rajama siis seda kasutatud kütuse geoloogilist lõppladustuspaika. Aga see lahendus või selle tuleb mõelda kohe alguses. Julgeolek, et selle kohta mainisin oma ettekandes, on meil siis tuumajulgeoleku alltöörühm, kes neid tulemusi analüüsib või need võimalusi analüüsib, millised on meie võimekused, mis on võimalikud stsenaariumid. Et julgeoleku alltöörühm teeb eraldi tutvustuse oma tööst, et ilmselt juuni lõpuks. Reostuse ulatus tuumareaktori õnnetuse korral. Nendest väikereaktorite puhul, mida siis Eestis oleks võimalik kasutusele võtta, räägitakse, et sellest saaste võimalikust levikust tuumajaama perimeetri sees. Ehk siis tegelikult ka kõige rängema reaktori õnnetuse korral see saaste ei leviks tuumajaama territooriumilt kaugelt. Kas see päris nii saab olema, et seda saab siis täpsemate nende töötajate jaamade ohutuse hinnangut teha, aga jaama disain on planeeritud nii, et see peab vastu pidama raketitabamustele, lennuki peale kukkumistele. Reaktori osadel nende jaama disainis on see reaktor ka 30 meetri sügavusel maa all. Ta on kaitstud väliste mõjude eest ja on mitmekihilised need kaitse, nii aktiivsed kui passiivsed kaitsemeetmed, et kui üks kaitsekiht peab alt, siis on teine ja kolmas ja neljas. Et mulle meeldib tuua sellist näidet, et see on nagu Kinder Surprise'i üllatusmuna, et kus selle mänguasjani jõudmiseks tuleb läbida mitu kihti. On see paber, šokolaad, plastik, nii on ka tuumajaamal, et on ka need välised, tal on mitu kihti, pluss veel need aktiivsed ja passiivsed süsteemid, et see ohutus viia siis võimalikult kõrgele tasemele. Reaktori õnnetuse esinemise tõenäosus uutel reaktoritel on kord 100 000 aasta jooksul on tõenäosus, et sul reaktoriga midagi juhtub. Et Fukushima ja Tšernobõli õnnetuste näiteid tuua ei ole antud juhul absoluutselt asjakohane. Et Tšernobõl oli puhtalt inimlik lollus, et mida öeldakse, et ka Eestis ju välistada ei saa.
aga et sellist tehnoloogiat, mis seal kasutusel oli, enam ei kasutata. Ja et ka need reaktorid läbisid nii-öelda värskenduse ohutuskuuri ja et Ignalinas Leedus töötas väga hästi ja ilma õnnetusteta. Ja Fukushimas oli tegemist väga ränga looduskatastroofiga, sajandi katastroofiga. Kiirguse tagajärjel ei hukkunud keegi, küll aga hukkusid 10 000 inimesed maavärinal tsunami tagajärjel. Et seal lihtsalt, et lõigati jaam siis välisest jahutus või sellest elektritoitest ära ja reaktori tagavarageneraatori ruumi tujutati üle ja et sealt siis toimus vesinikuplahvatus, et kui need reaktori pardad kuivale jäänud. Aga neid näited ei ole siis selles väikereaktorite puhul absoluutselt asjakohased ja veel enam nagu Eesti tingimustes. Seal väikereaktorite tuumamaterjali on vähe ja et ka kui tõesti lausrünnaku tagajärjel see maada saab pommitada, siis see saaste saab kuigi kaugele ei leviks. Aga see ongi meil tegelikult järgmise ettekande teema ja siit Teamsist oli ka küsimus, et milliseid hüvesid see piirkonnale kaasa toob, et milliseid hüvesid ja muresid, et sellest tegelikult Alan meile nüüd järgmisena räägib. Nii, kõigepealt siis paneme selle õige pildi ette, et oleks mille taustal rääkida. Pilt on olemas. Nii, alguses ma unustasin ennast korralikult tutvustada. Minu nimi on Alan Rood, ma töötan Rahandusministeeriumis ruumilise planeerimise osakonnas. Et minu igapäevane töö on erinevate riiklike planeeringute koostamine ja nende koordineerimine. Aga siis see ruumianalüüs, see on natukene suguluses planeerimisega, mitte väga palju. Et selle tõttu on see töö ka minu lauale jõudnud. Nii, nagu siin juba Reelika enne rääkis, siis et selleks, et välja selgitada, kas Eestis üldse on nagu kohti, mille puhul saab rääkida tuumajaama rajamisest, moodustatigi ruumianalüüsi alltöörühm, kuhu siis kaasati asjakohased ministeeriumid, ametid ja ka keskkonnaühenduste koda Eesti Linnade Valdade Liit. Et saada siis nii-öelda erinevate ametiasutuste ja erinevate ühingute käest seda sisendit, mida siis tuleb arvesse võtta, et kui seda nii-öelda potentsiaalset asukohta otsida. Ruumianalüüsi alguses sai kohe ära sõnastatud sellised nii-öelda uurimisküsimused, millele siis vastus tuleb leida. Et algas kohe sellega, et kas ja kus võiks see jaam asuda. Samuti küsimus, et kus see kasutatud kütus võiks olla. Ja samuti, kuidas käitelemine peaks toimuma ja kuidas siis kütus jõuab kohale ja kuidas ära viiakse. Samuti oli küsimus, milline on selle sotsiaalse taristu paiknemine tuumajaama suhtes. See juba puudutab neid asukohti või piirkondi, et siis vaadatigi seda sisse, et mis seal täpsemalt on. Samuti oli küsimus, milline oleks jaama asukoha sotsiaalmajanduslik mõju. Ehk siis, mida see tähendab kohalikule kogukonnale, kas neid negatiivseid mõjusid on võimalik vähendada. Ja samuti olid ka küsimused, et kuidas seda saaks siis kasutada edasistes uuringutes ja või siis üldse täiesti teistes protsessides, kui näiteks see läheb sahtlisse, et siis kunagi hiljem võib-olla võetakse ta uuesti välja, et ta oleks kasutatav. Selle ruumianalüüsi jaoks siis hankisime ka konsultandi, kuna endal selliseid kogemusi ei ole. Ja siis konsultandiks oli meil Skepast ja Puhtimo koostöös inseneribüroo Steigeriga.
ja sinna oli siis ka lisaks veel juurde hangitud tuumaenergia ekspert, kellel on töökogemus siis, see oli Leedu tuumajaamaga seoses. Töötanud ÜRO-s rahvusel saanud. Ja samuti. Tegelikult need asukoha valiku nõuded ÜRO-le. Ühesõnaga spetsialiste oli piisavalt, et saada sellisele esialgsele küsimusele omad vastused kätte. Siis nii, vaatame. Ma küsin igaks juhuks Teamsist üle, et kas see ettekanne on ka seal nähtav? Ja siin on ettekanne nähtav ilusti. Väga hea. Slaidid on näha. Väga hea. Kartsin, et äkki ma räägin siin kuivalt. Siis ma hõikaks. Aitäh. Et siis selle ruumianalüüsi jaoks oli siis paika pandud erinevad stsenaariumid nii tuumajaama jaoks kui ka kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga jaoks. Tuumajaama puhul siis vaadati 2 alternatiivi. Üks kasutas suletud jahutussüsteemi ehk siis sisse tulevat vett võetakse vähem ja see siis jahutatakse kohapeal. Teine on siis avatud jahutussüsteem, kus võetakse siis nagu vett suuremamahuliselt veekogust ja peale mõningast jahutamist juhitakse ta sinna tagasi. Jätmete lõpplasustuspaiga puhul vaadati 2 võimalikku alternatiivi. Üks oli siis nii-öelda klassikaline kaevanduskäikudega, nii nagu Soomes ja Rootsis tehakse. Ja teine oli siis natuke uuem tehnoloogia, et on nagu süvapuuraugud, et kus siis puuritakse, ma ei tea, kui suured augud on, 40 cm, et puuritakse hästi sügavale sellised augud, pakitakse see kasutatud kütus vastavatesse konteineritesse ja lastakse sinna augu põhja ja hästi tamponeeritakse ära. Et tänu siis sellele, et need erinevad alternatiivid olid, siis tekkis ka nagu neid erinevaid asukoha või piirkonna piire. Nii, siin on siis veel kord tabelis välja toodud selle tuumajaama. Nii, ma vist on natukene pilti väiksemaks tegemiseks. Tahvli peal. Põhimõtteliselt tuumajaamade puhul siis võrreldigi, et kui palju üks või teine stsenaarium nõuab maapinda või maa-ala, kui palju on vaja seda reaktori enda jaoks, kui palju on vaja jaama territooriumi jaoks, kui palju on vaja jahutussüsteemi vett, see on siis liitrit sekundis välja toodud. Ja siis seal all, kõige all on siis toodud ära need reaktorite nimed, mida me siis nagu referentsreaktoriks võtsime. Et me küsisime nende reaktori tootjate käest ka neid andmeid, et oleks võimalik siis nendega arvestada oma ruumianalüüsis. Ja nagu siin näha, siis veekasutuse ja maavajaduse numbrid on pöördvõrdlised ehk vastupidised. Et suletud jahutussüsteemi puhul on vaja rohkem maa-ala, kuna on vaja vesi koha peal ära jahutada. Ja avatud süsteemi puhul on siis jällegi rohkem vett vaja, kuna seda vett lihtsalt võetakse otse veekogust ja lastakse sinna tagasi. See tähendab seda, et see veekogu peab olema piisavalt suure mahuga, et see tuumajaamast tagasi minev soe vesi ei kütaks seda liiga palju soojaks ega hävitaks elukeskkonda seal. Nii, ruumianalüüsi esimeses etapis lepitigi kokku need kriteeriumid, mille alusel siis hakata neid alasid omavahel võrdlema ja välja joonistama. Seal olid nii välistavad kriteeriumid, kaalutluskriteeriumid, kui sellised kriteeriumid, mis tulenesid rahvusvahelisest nõuetest, aga Eesti puhul nagu nad geograafiliselt ei eristu. Eestis igasuguseid nähtusi ei esine, mõlema maailmas võib olla suured maavärinad ja vulkanism ja nii edasi. Nii, ja
kui need kriteeriumid kõik kaardi peale pandi, siis välistuskriteeriumite põhjal siis tekkis see punane ala ja kaalutluskriteeriumite põhjal see kollane ala. Nagu näha, siis tegelikult valget ala seal ei ole. Et see, mis teile siin Vargla piirkonnas tundub natuke heledam, et see on tingitud tegelikult hoopis ühest teisest kaalutluskriteeriumist, mis nagu peaks soosima. See on ka liiga kaugel. Ühesõnaga, tekkisid siis sellised augud nendesse keelualadesse ja nende põhjal siis joonistatigi välja need esialgsed potentsiaalsed piirkonnad, mida tuleb siis tulevikus edasi analüüsida. Oligi see teine etapp, kus need välja joonistati. Siis nende tuumajaama mõlema stsenaariumi puhul siis olid need kriteeriumid ka natuke erinevad. Siin just sai välja toodud seda veevajadust ja maavajadust. Et siis tänu sellele see põhistsenaarium, mis on siis avatud jahutussüsteemiga, et see ongi pigem rannikule lähemal ja suletud jahutussüsteemiga võib ka rannikust natuke kaugemale jääda. Samuti oli lõppladustuspaiga puhul väikesed erinevused, aga see tulenes peamiselt sellest ala suurusest. Nii, ja siis peale seda ruumianalüüsi joonistusidki välja selle roosa taustaga kaardi peal siis need 16 piirkonda, millest Kaitseministeerium oma arvamusega siis välistas ühe, see on siis Pakri poolsaare. Seda seetõttu, et seal piirkonnas on väga palju riigikaitselisi objekte koos ja sõjalise konflikti puhul oleks need sihtmärgid ja pigem tuumajaam mitte nende lähedale ehitada. Samuti, kui tuumajaamaga peaks midagi juhtuma, siis oleks üsna suur osa riigikaitsest halvatud. Tänu sellele tuli see kõrvale jätta. Nii, siis teise pildi peal on näha selle punase ala sees augud, et kuhu oleks võimalik kaaluda kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga rajamist. See tähendab, et seal on siis maa piisavalt stabiilne, aluskorras ei esine rikkeid. Ja siin oli välja toodud seda ühte kaalutluskriteeriumi, mis tegelikult on üsna oluline. Kaalutluseks oli seal see, et 10 000 aasta jooksul ei satuks see ala potentsiaalselt vee alla peale näiteks maailmamere taseme tõusu. Et kui selline piirang arvesse võtta, siis siin Läänerannal pole midagi teha. Aga tegelikult kõik sellised asjad leevendatavad, aga see lihtsalt maksab väga palju. Et siis Lääneranna tuleb öelda, et see või tuumajaama võime siia kaaluda, et siis kasutatud tuumakütuse lõppladustuspaika Vargla piirkonda rajada ei saa. Et siin ka väikene pilt sellest Vargla piirkonnast. Kui näha seal ranniku lähedal on selline natuke heledama taustaga ala, see oleks selline võimalik koht, kuhu saaks kaaluda avatud jahutussüsteemiga tuumajaam. Avatud süsteemi täpsemalt kaarti täpsemalt hetkel ei ole. Avatud süsteem tähendab siis, et see vee võtmine toimub otse merest ja suletud süsteem, et see juhitakse siis merest eemale kilomeetrit. Seepärast on see ala siis ka nii suur. Jaa, palun. Minna on eelkõige Haapsikülastranni südames. Ja kuna ma seal elan, siis olen siis sellega, et on Haapsiküla linna kaalutud. Ja 20. aastal leiti merikvada. Kas meil merikvadades või avatud süsteemist ta rääkib? Meri polegi sügavamaks läinud, vaid lihtsalt see toru, millega seda
vett sealt merest võetakse, et selle kaugemale viimine ei ole enam nii kalliks. Põhimõtteliselt küsimus on ju selles, et kui pika toru sa pead ehitama. Et kui see toru tuleb väga pikk, siis ei tasu jälle ära. Aga ütlete, mis kinnistutega see piirne. ja vot sellised küsimused on kõik tuleviku küsimused. Praegu meil oli vaja lihtsalt välja selgitada, kas meil üldse on mingeid kohti, mis saaks hakata kaaluma. See, et nad joonistasid välja sellisena, andis meile infot, et meil on lihtsalt võimalik otsustada, et me tahame selle teemaga edasi tegeleda. Ja kui me sellega otsustame, et me tegeleme edasi, siis juba tullakse lähemalt vaatama kõiki neid 15 piirkonda. Samamoodi uuritakse ka kohaliku kogukonna käest meelsust. Et päris... Ja see ongi väga üldine. Ta on juhistatud, siis on ju tõenäoliselt võimalik sinna Maa-ameti kaardikiht peale panna, mis näitab asule. Tegelikult Maa-ameti kaardikiht on seal all, aerofoto, mis seal alt läbi paistab. Aga praeguses faasis ma ei laskuks nii lähedale. Kas üldse kuskil Eestis see tuleb, kas üldse teha tuumajaama? Ei, aga maalitud ei ole selleks, et natukene juhtida seda arutelu, et ma panen ka ette selle piirkonna eelised ja miinused. Palun lase, kuulame omani ettefonde ära, et siis pärast on aega aruteludeks, et ma olen kindel, et te saate nii mõnelegi küsimusele siit alane ettekandest. Ma panin kohe siia ette eelised ja takistused, mis puudutavad Varbla piirkondi. Et Varbla piirkonna ainsad eelised on see, et siin on lihtsalt hõreasustus, siin on maad. Ja põhimõtteliselt maapind on piisavalt kõrge, et nagu kogu aeg tormilained üle ei käi. Samuti on siin see plussiks, et tankerid siit lähedalt ei möödu. Ja Lihula alajaam on ka mingisuguseks eelised, kuigi see jääb ka üsna kaugele. Takistused, et transpordi sõlmpunktid on siit kõik kaugel. See tähendab, et kõik need investeeringud tuleb teha. Energiamahukad ettevõtted puuduvad, samuti suurem asustuse tööstuspärand, et ei ole ka sellist kohapealset energiakasutajat, et kõik see energia tuleb transportida siis mööda liine ka kaugele ja ülejäänud soojust ei ole ka võimalik nagu kasulikult ära kasutada. Lisaks on teada, et on päris hulga veretuuleparke kavandatud siia piirkonda, mis enamus ka konkureerivad Lihula alajaama võimsustele, ehk siis tahavad samuti sinna liituda. Ja lõppladustuse koha pealt siis kristallne aluskord on siin piirkonnas juba palju sügavamal kui Põhja-Eestis, nii et siin tähendab ka seda, et selle rajamine on oluliselt kallim. Et selles mõttes, kui me käisime põhjarannikul seal Loksas ja Lüganusel, siis seal on nagu palju rohkem selliseid soodsaid näitajaid ja tundub, et ka inimesed ei jõua seal ära oodata, et millal neile juba sinna midagi ehitatakse. Nii et põhimõtteliselt, kui hakatakse seda tuumajaama asukohta otsima, siis kindlasti on oluline ka see, et kuidas kohalik elanikkond sellesse suhtub, et kui ka elanikkond on absoluutselt vastu ja samas on teine piirkond, kus on elanikkond pigem poolt, siis vaadatakse seda piirkonda. Et ja me jõuame sinna ka. Ei, muidugi. Just, et inimesi, me jõuame üsna varsti selle sotsiaalmajandusliku uuringu tulemusteni ka. Tähendab kohe.
et siis sotsiaalmajandusliku mõju ja töötajate võimalik elupaik olid siis need uurimisküsimused, millele vastuseid otsiti. Ja kuna siin on 15 potentsiaalset piirkonda, mis sattusid 19 erinevasse omavalitsusse, et siis lähtutigi pigem nendest omavalitsuste näitajatest, kuna statistikat meil kogutakse siiski omavalitsuste kaupa. Ja vaadatigi seda, et kuidas on siis seis selle kinnisvaraga, et kas või kus need töötajad võiksid elada koos oma peredega ja kuidas see lisandunud inimeste hulk siis mõjub kohalikule kogukonnale. Et mõju hindamiseks vaadatigi selliseid näitajaid nagu asustusmuster, liikumisteed, vahemaa, omavalitsuste elanikkond ja siis selle tendents, kes on kahanemas ja kasvab, peamised avalikud teenused, sissetulekud ja maksumused, suuremad ettevõtete olemasolu omavalitsuses ja omavalitsuse finantsnäitajad. Töötajaskonnast natukene siis, et sõltuvalt reaktori tüübist lisanduks, see oli vist ühe reaktori kohta, et lisanduks 150 kuni 600 elanikkonda. Töötajad siis, ehk siis, et need spetsialistid, kes töötaksid tuumajaamas, arvatavasti on nad koos perega, et siis leibkondade suurus põhimõtteliselt oleks suurem, leibkondades inimeste arv oleks suurem. Ja analüüsis võetigi, et keskmiseks umbes, et tuumajaama rajamisel lisanduks piirkonda 1200 inimest. Ehitajatest räägiti ka natukene, et ehitajate arv võiks selle jaama ehitamise perioodil küündida 400 kuni 1000. See oleneb jälle, missugune see jaam on, et erinevad tootjad andsid erinevaid hinnakuid. Et see on siis niisugune ajutine elanikkond, kes ehitamise ajal oleks olemas. Ja analüüsis, sotsiaalmajanduslikus analüüsis ei ole arvestatud erinevate stsenaariumidega, sellepärast et seal ei oma see tähtsust. Nii, kinnisvara, see on niisugune kena kriigutabel, aga põhimõtteliselt tõin Lääneranna vallas eraldi joonega välja ja siis on näha, et mis on nagu roheline, seal on nagu kinnisvaraturg aktiivne ja seal kinnisvara liigub. Mis on punane, seal see kinnisvaraturg on väga väike või lausa seisab. Nagu näha, siis siin piirkonnas eriti kinnisvara pakkumisi ei ole, mis tähendab, et kui siia peaks tuumajaama hakkama rajama, see tähendab, et tuleb ka hakata elamuid arendama. Ehk siis tuulikud alla. Kuhu iganes leitakse ruumi. No see oli ka olemas, et nii, et põhimõtteliselt on näha, et sellisel juhul nagu Tallinna ümbrus oleks nagu paremas seisus, sest seal on vaba kinnisvara rohkem, et arendaja ei pea hakkama lisaks veel tegelema kõrvaltegevustega. Nii, asustusmuster. Siin siis vaatas on, et kaugel see piirkond on maakonna keskusest. Ja põhimõtteliselt ongi Vardla jääb maakonna keskusest Pärnust enam kui 60 kilomeetri kaugusele. See tähendab, et igasugused kvaliteetteenused, mida samuti need tuumajaama töötajad tahaksid, et need jäävad kaugele, mis tähendab pigem nagu pendelrännet, kas ühe või teise suunalist. Kas nad siis elavad jaama juures ja käivad nende teenuste järgi seal keskuses või vastupidi, et nad elavadki seal maakonna keskuses hoopis ja käivad igapäevaselt tööga siia. Elanikkonna siis muutused. Jälle Lääneranna vald on tervikuna välja toodud. Statistika sellisel kujul meil on. Aga siiski on näha, et muutus on siin olnud päris suur. Viimase 15 aasta jooksul on vähenenud 24% elanikkonna.
ja on ka välja toodud, et kui peaks jaama siia ehitama, siis elanikkonna arv suureneks 23%. Avalikud teenused. Siin on avalike teenuste all eelkõige vaadatud siis haridusteenuseid. Samuti välja toodud muutus, et kuidas viimaste aastate jooksul see erinevate õppeastmete ja õpilaste arv on muutunud. Näha, et on vähenenud. Alushariduse puhul siis 7% ja üldhariduse puhul 9%. Ja lisanduvate laste osakaal oleks siis alushariduse puhul 81% ja üldhariduse puhul 56%, ehk siis need arvud oleks päris suured. Siis peaks hakkama juba ka koolimaju ehitama. See tähendab, et samas kindlasti on jah siin see küsimus, et meil on ju koolimajad olemas, et mis me neist sulgeme. Aga noh, ütleme nii, et ei ole küll mõtet ootama jääda, et siin 15 aasta pärast äkki tuleb see jaam, et hoiab neid senikaua töös. Selle aja peale lihtsalt võib juhtuda, et neid ei saa kasutada. Ja palun. Või tähendab ettekandes selle küsimuse, et transport on kallis, aga teie kui rahandusministeeriumi esindaja võiksite mõelda selle peale ka, et meie ettevõtted siis koha peal ja te tõite praegu kooli ja kõik näitajad välja, kas riik on ka regionaalpoliitikas üldse mõelnud selliste kaugemate piirkondade peale, sest on ainult selline kuldne riik, Tallinna, Tartu ja kõik need, aga need ettevõtted, kes nii kaugel peavad tegutsema, et kas siin, kuidas see regionaalpoliitika, me räägime praegu automijaamast ja see on tulevik ja see on utoopia, seda siia ei tule. Aga see on aga miks meie riik sai toimunud regionaalpoliitika, ma tahaks sellele vastu pidada. Sest ma tegelen iga päev inimestega ja tõesti piirkonnast jääb kogu aeg pidevalt vähemaks ja see küsimus, ma arvan, et huvitab ka reeglid ainult mind. Ma vastan sellele, kes teie kommentaarid ära, et alan kindlasti ma ettekanda ja lõpetuseks sellega jõuab. See tõttu, et riik regionaalpoliitika ja millele mõtleb, ongi üks peamine põhjus, miks Vardla üldse seal sinna selle jälgida. Sest et miks seda tuumaelektrit, kuigi jah, teoreetiliselt on võimalik siia tuumaelektrijaama rajada, vastav majanduslikult ja muus mõttes mõistlik iseküsimus, aga kui riik vaatab regionaalarengu võtmes sellele tuumajaama rajamise projekti nõusse, siis nähtakse sellest Vardlasse seda potentsiaali, et just nimelt siia tuua transporti, töökohti, koolikohti, raha ja nii edasi. Tahaks vastata sellele, mille aga selle aja, kui see elanik on siit välja, sest siin ei ole sellel enam mingit mõtet selle toomisel, sest et siia oleks pidanud selle peale mõtlema. Jah, selle asjadega on hiljem. Ja parim mõned oli 20 aastat tagasi järgne paari mõnusad aga nii, aga alamad jätkased. Nii, aga liigume siis edasi. Siin siis vaadati ka omavalitsuste käivet erinevates valdkondades. Et siin siis joonistab samuti välja, et töötav tööstust Lääneranna vallas on, tekitab lausa 27% piirkonna käibest, on ka hulgi ja jaekaubandust, aga näiteks majutus ja toitlustus on üsnagi väikese osakaaluline siin. Selles mõttes on näha, et on nagu suurema töötleva tööstuse osakaaluga piirkondi, mis pigem nagu saaksid koostöös tuumajaamaga veel rohkem areneda. Siin piirkonnas oleks ainuke lootus, et kui see jaam seal tehakse, siis äkki
keegi tahab veel siia tulla oma tööstusega, et just ära kasutada seda energiat, mis saaksid koha pealt kätte ilma suurte võrgutasudeta ja ka selle jääksoojusega midagi teha tööstuses. See nagu oleks üks võimalus. Kohaliku omavalitsuse finantsseisus nagu me siin näeme, need on võlakoormused, mis on need rohelised, need on väga heas seisus. Mida punasemaks seda halvemaks seis läheb. Näiteks Lääneranna vallal võlakoormus 53% juba. Samuti on maksutulude osakaal samasugune, et põhimõtteliselt ta on nagu oma investeerimisvõimekuse piiri peal, et ega vald enam palju midagi teha ei suuda. Et kui siia lisanduks kõrgema palgalisi töötajaid terve trobiga, siis see kindlasti suurendaks maksutulusid. Nii, ma näitan veel ühte kribukaarta või seda. See on lihtsalt arutelu punktid. Need on tegelikult kõik need samad asjad, mida me siin juba nende tabelite juures läbi rääkisime. Et siin saigi vaadatud just sotsiaalmajanduslike mõjude raames, et nüüd 4 piirkonda, mis ka meediast läbi käisid, Loksa, Varmla, Toila ja Kunda, et nad oleksid sellised, mis siis saaksid just selle regionaalses vaates kõige rohkem nagu võita sellest, kui mingi suur tootmine sellesse piirkonda tuleks. Muidugi, ütleme nii, et Varmla on nendest võib-olla kõige keerulisem, sellepärast, et siin ei ole koha peal veel midagi. Teistes piirkondades on olemas juba selline tööstuse traditsioon, seal on olemas on olnud suured ettevõtted, mis on nagu tootnud ja töödelnud ja on ka elanikkond, kes on nendes piirkondades töötanud ja nad nagu ootavad seda aega tagasi. Et selles mõttes et need teised piirkonnad pigem näevad seda positiivsena. Lotsal, Toilas ja Kundas ongi läheduses need erinevad energiamahukad ettevõtted, kes saaksid siis kasutada tuumajaama nii elektrit kui ka sealt üle soojust oma tootmisprotsessides. Nii. Samas, ütleme nii, et sellise tööstusega koostöö oleks võimalik ka nendes linnalistes piirkondades, mis on seal Tallinna ümbruses, et seal on neid ettevõtteid veel rohkem, kes saaksid seda lisandväärtust kasutada. Põhimõtteliselt sellest vaatest vaadata, siis pigem nagu on soodustatud just sellised piirkonnad, kus juba on mingisugune tootmine ees, kes hakkaks tarbima seda energiat. Nii, ja siit niisugune kokkuvõtlik tabel, siin on just välja toodud, et kas siis see näitaja suurendab, vähendab või on neutraalse mõjuga sellele regionaalsele ebavõrdsusele. Et kui on punane, siis see tähendab, et see suurendab regionaalset ebavõrdsust. Ehk siis need piirkonnad, kus juba on mingi majanduslikult parem seis, et nendel see kasvaks veelgi, et nad läheks teistest kaugemale ette ära. Kui on roheline, siis see tähendab, et see aitaks majanduslikult neid piirkondi järele. Ja siin on siis näha, et punasega on toodud sellised piirkonnad, mis jäävad Tallinna ümber. Varmland siin siis toodud ära. Temal on peaaegu kõik on rohelises, paar näitajad on siis vallased. Et nii palju siis regionaalpoliitikast. Kas seda ka tegema hakatakse? Seda me ei tea. Nii. Ja siin on arutelu veel teisest vaatenurgast. Et kõigepealt, et kas see mahukas kinnisvaraarendus on nagu tuumajaama rajaja huvides. Et nagu ma siin enne mainisin, et tema huvi on ju hakata energiat tootma, mitte kinnisvara arendama. Et selles mõttes on soodsamad piirkonnad hoopis Tallinnasse jäänud, Harkusse, Viimsisse, Auele ja asukohad.
pealase pendelrände osas on samamoodi, et sellistes piirkondades, kus on rohkem elanikke, on ka kindlasti rohkem selliseid inimesi, kes hakkaksid seal kohapeal töötama. Ei oleks selliseid pikki pendelrändeid. Avalike teenuste puhul põhimõtteliselt positiivne mõju oleks maapiirkondadele, aga kvaliteetteenuseid selle järgi ikkagi tegema ei hakataks tõenäoliselt, sest see töötajate mass ei ole ka nii suur, et tasuks piirkonda kohe hakata teatrit rajama. Ja tugeva finantspositsiooniga omavalitsustel on suurem võimekus kõiki neid teenuseid tagada, ehk siis kui see jaam tuleks rajada kuskile väiksesse piirkonda, siis see tähendab, et kõik need avalikud teenused vajaksid seal riigipoolset tuge, et neid üles ehitada. Vald oma rahadega siiamaani neid ei saaks nagu teha. Just, aga täpselt viidatud täiesti arusaadav. Aga avalike teenuste all me siis mõtlesime eelkõige just haridusteenuseid, et kui tulevad inimesed peredega, siis meil on ju seda teenust vaja, et tuleb harida. Aga väga ebamugav on, kui pakkub neid kuskile kaugele sõidada, mida vähemalt. Selles mõttes see oluline, see teenus just koha peal. Ja ma ka, et me just mainisime ka, et Vargla piirkond üldse ei sobi ja et see ongi geoloogiliselt tuumajaamale sobis, aga kas see on Eestis vaja, hästi palju sooja ja just nimelt sooja veel praegu palun pakepaats, aga see, mis siin meil Eestis tehakse, see on niisugune tausta kujundamine ja mul on energia. See hetkega on tõesti vaja ja nii kuidagi on oluline. Mida on, aga nüüd liigume siis selle edasiste protsesside juurde. Kui me otsustame ikka, et me hakkame seda tuumajaama teenust siin Eestis edasi arendama, et siis on meil päris hulga erinevaid samme, juba nagu selle ruumi planeerimise mõttes, mida me kõiki peame tegema. Praegu meil on lihtsalt välja tõelatud need nii-öelda potentsiaalsed piirkonnad, mida saab edasi uurida, et kus need nii-öelda absoluutsed välistused puuduvad. Seal on kindlasti palju asju, mida tuleb kaaluda, et kas nagu tasub üldse sellepärast sinna teha või mitte. Need tuleb kõik järgmistes etappides uuesti läbi kaaluda, omavahel kõrvutada ja siis juba leida sellised nii-öelda tekitada siis selline pingerida, kus siis on nagu need soodsamad kohad ja kus on vähem soodsamad. See oleks nii-öelda see teine aste. Me oleme praegu selle esimese poole peal. Et siis, kui meil on juba tekkinud pingerida, siis me saame hakata nende sees otsima neid sobilikke asukohti. Neid me leiame esialgu mitu. Ja siis nende mitme seast välja valida see üks koht, selleks juba tuleb teha riiklik eriplaneering, ehk siis tuleb kaasata kõik kinnistu omanikud, kes nendesse piirkondadesse jäävad. Ja tuleb siis neid kohti samuti võrrelda omavahel ja siis lõpuks
on võimalik see koht lihtsalt leida. Selleks, et planeerimisprotsessiga üldse saaks alustada, selleks on meil kõigepealt esiteks vaja teha see põhimõtteline otsus, kas me hakkame tuumajaama tegema ja teiseks on meil vaja ka mingisuguseid regulatsioone, millest lähtuvalt üldse saame hakata seda asutuste palju. See ruumianalüüs on, ütleme, et see on kõige esmane analüüs, mis lihtsalt näitab, et Eestis niisugune asi on võimalik. Kas teoreetiliselt üldse on võimalik kaaluda? Ja siin on siis niisugune skeem, et põhimõtteliselt, kuhu me saaksime edasi liikuda käesolevast ruumianalüüsist, mis on siin. Siin on siis täiendav analüüs teha, siis erinevad planeeringuvormid, kas siis riigi eriplaneering koos asukoha valiku ja keskkonnamõjude strateegilise hindamisega, siis maakonnaplaneering, teemaplaneering või siis maakonnaplaneering, tervikplaneering või selle teemaplaneering. Ja siis sealt juba edasi läheks riigi eriplaneeringu puhul eriplaneeringu detailne lahendus. Maakonnaplaneeringule peab järgnema siis näiteks üldplaneeringu muuta detailplaneering ja üldplaneeringule saab siis järgneda detailplaneering või projekteerimistingimused. Neid astmeid on siin päris palju. Teine variant on nüüd võtta ja teha ka riigi eriplaneering nende hästi mitme koha peale, ehk siis võtta hästi suurelt ettekohe ja hakatagi hästi paljusid kohti ka riigi eriplaneeringus võrdlema. Mina isiklikult seda ei soovitaks, sest siis me lihtsalt takerdume sellesse protsessi. Ja kolmas variant on, et see esialgne sõelimine toimuks siis maakonnaplaneeringute teemaplaneeringutega. Siis oleks juba võimalik liikuda edasi kas üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga või siis üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Aga protsessi on veel hästi palju, kõik need planeerimisprotsessid on sellised, kuhu siis juba elanikke palju aktiivsemalt kaasatakse erinevates juba algfaasides, kus on siis võimalik kaasa rääkida. Saabki kokku võtta selle niimoodi, et Eestis leidub teoreetiliselt asukohti, kuhu on võimalik neid objekte kavandada. Võimalikke kandidaatalasid hakatakse otsima pärast riigipoolse põhimõttelise otsuse tegemist, enne pole mõtet sellega edasi minna. Regionaalses vaates võiks tuumajaama rajamine anda asukoha piirkonnale arengutõuke. Väiksematel piirkondadel suurema tõuke ja suuremal piirkonnal võib-olla ei pane tähelegi. Näiteks kui Tallinnas seda asja on. Oleneb, mida me arengul silmas peame. Kui me peame arengul silmas, et siin on väga hea elukeskkond, siis tõesti on vastupidi. Aga kui nagu mõelda seda, et kuidas need maksutulud laekuvad, siis on pigem teistpidi. See on riigi tegelikult. Kindlasti, et kui kõik need elanikud oleksid siin kõrgepalgalised ja teeniksid selle kuskil mujal, siis tõesti oleks hea elukeskkond ja kõrge maksutulu. Aga paraku need asjad ei kipu käsikäes käima. Nii, aga samas saab kohe välja tuua, et selle tuumajaama asukohta ei saa valida ainult regionaalarengut silmas pidades. Et siin peab vaatama ikkagi kõiki neid erinevaid asju koos. Ja nagu siin juba räägitud, siis et lõplik asukoha valik tehakse planeerimisprotsessis, kuhu siis kaasatakse juba kohalikud kogukonnad palju tihedamalt. Sellega oleme oma ülevaate andnud, nüüd võtame küsimusi. Jaa. Tegelikult ma lähtun ülipetterit Pärnu-Külast. Mina lugesin seda õpparvik. Seal kokkuvõttes otsustajal 91 on väga huvitav lause. Järgnevates etappides on vajalik lahendada ka potentsiaalse tuumajaama ohutuse ja elanikkonna kaitse küsimused, kulgudes
tulenevalt lõplikust tehnoloogia valikust ning viia läbi muuhulgas meetlusuuringud potentsiaalsete asukohtade piirkonnas. Nüüd ma saan aru niimoodi, et Varda on siis nagu potentsiaalne piirkond. Kui me läheksime selle slaidiga tagasi üks samm, siis lähtudes sellest tuumavalvekoera stsenaariumist on tegemist meil praegu käesoleva ruumi analüüsi ja analüüsikute etapiga. No see on selle alla uuringute etapi alles kõige esimene. Nii, järgmine, et asi on siin meeldus on nagu kandidaat alakeelse söömine. Kas ei oleks ettepanekuna otstarbekas piirkond, potentsiaalse piirkonna elanike meelsusuuring enne juba ära korraldada, kui pärast planeeringuprotsesside kaasamist. See annaks ka nagu otsustajatele mingisuguse kaalutluse võimaluse kõikide nende potentsiaalsete piirkondade võrdlemisel. Ja eriti tähtis oleks veel sellepärast, kui riik läheb nüüd selle planeeringuga edasi eriplaneeringuga, seda otse teemata, siis elanikkonnal jääb suhteliselt vähe midagi kaasa rääkida ainult KSA juures leidmistingimuste tõusmisega. Ma vastan selle ära, et praegu viib läbi 2 korda aastas kogu Eesti elanikkonna meelsusuuringut. Ja kui meil ei ole tuumajaama otsust, et siis nüüd nagu kõigis nendes 15 piirkonnas, et hakata eraldi meelsusuuringut korraldama natukene vara. Aga järgmises etapis on see oluline aspekt, et nii nagu Kala mainis, et kui ikkagi piirkonna elanike on seda, et on näha, et seal ühes piirkonnas on suurem vastuseis, teised pigem tahavad, et siis selleks on ka üks nii-öelda see kriteerium, millest lähtutakse. Aga see siis järgmises etapis, et praegu, et otsustajatele anda seda infot, et kaardistame Eesti elanikkonna meelsust tervikuna. Vabandust, selle koha pealt on juba 19. mai Postimehes oli juba informatsioon, et on kusagil ostad selle Ja, see ongi see riiklik uuring. Aga kas siia piirkonda ka siis? See on sellest uuringu kokkuvõttest on võimalik vaadata ka seda piirkondlikku erinevust, et kuidas piirkondade lõikes toetus jaotub, et maakondade lõikes on see olemas seal välja toodud. Et näiteks sealt on, et Ida-Viru piirkonna inimesed tervikuna on vähem toetavad, sest seal on venekeelne elanikkond, kes on teises inforuumis, et nemad ei toeta. Tuleb välja ka nii-öelda see haridustaseme, soolise lõikes, kõik vanuses lõikes need erinevused. Aga maakondlikul tasandil on täitsa olemas, et võib Keskkonnaministeeriumi veebilehed tuumaenergia töörühmas, et riigist lugeda seda aruannet. Küsiks ka, tsiteerib Eesti Ekspressis artiklis 20 novembrist. Kus ei ole seda kokku võetud, Taapsi küla näitab Vahtaloht. Räägime Varga piirkonnast, tegelikult seda Varga vaatame Kistini järgi. Me räägime Vargast, me räägime Rannakülast, me räägime Taapsi külast, Lätikülast, Hellerist, Massikülast. Kogu see valg kahvust on rõõmselt olnud. See oli üks stsenaarium. Ja see on korra lause. Taapsi bussid. Tegu on looduspärise alaga, see on vaba, suur vank, riigimaad, kuumaga hästi, sa seda hästi teigega. Ma rõõmselt kuskil ütleb nii ka taskega muuta. Ma tahaks ka taskega muuta. Siis ma võtan siin rõõmselt. Täna on kontoris, Saavsi küla. Verikottassi. Punased rannad, igal juhul, 3. riigimasse koorjärgi. Ja kirjasel juhul Riigikogu paremalt kõlgenet, see on väga lehe. Hästi räägime konkreetselt kaasudest. Kord läbimõtlemist ja teie selle üldusliku alguse alasel. Siis ma tahaks ikkagi vastata mille järgneb korda hinna. Aitäh. Ma täielikult sõnaga looduspäris ala ja tasimad. Kuidas see välja jääb, sest see on rohkem. Vaatame, kus enne sõnaga. Loodussaadud Lahemaa looduspargi lubas mitte välja. Üks infotund oli see. Ja Lahemaa on tõesti väljas. See on... See nagu algur oli sees sõnaga.
seda ma pean täpsustama selle konsultandiga, et kuidas täpsemalt. Numbrite kohta öeldes, et meil praegu ei ole siis sellise krundi täpsusega, et me ütleme, et me vaatasime piirkondi laiemalt, looduskaitsealad said välistatud. Kaitsealuste nende liikide osas 3. kategooria väljas, esimene, teine on nii-öelda välistavad asjaoludeks. Aga et see ongi kõik nii-öelda hilisemad, et siis vaadatakse ikkagi konkreetse krundi peal, mis taimed kasvavad, mis linnud, loomad ja nii edasi. Valis kuulime Kaarel Palemets kirjutas suunis pere lause. Paapsi praegu on vastutusel olema. See on üks moment, teine moment on see, et ainukene maa, mis on nagu riigimaa, mis on rääkinud alternatiivi, merendama, meil on kaus meres, on 1,6 kilomeetrit, mille ees asub riigi arengumistel. Ja see on riigimaa, asub konkreetselt Paapsi loodusala, kus peale on veel kitsendus, nagu ma arvan, circa 70 hektarit. Nii et kui me räägime siin saadest, sellest, et kuskil liigevest rull, saame riigi indikatsiooni, et me vaatame Rannaküla, me vaatame Matsiküla, me vaatame Paapsiküla, et kus see valgeks hektar on, see teeb inimesed veidi ääremaks ja see tekib ka külastada diskussiooni, et valgeks üle paika. Sellepärast me siin tegelikult olemegi, et selgitada, et seda otsust ei ole tehtud, et meil ei ole mingit krunte välja vaadanud ja et meil lihtsalt eesmärk on käia riigi esindajatele inimestel neid pingeid maha tõmmata, et nüüd kohe homme läheb esinduseks ja meil ikka taha aenda tuumaelektrijaam ei tule. Ja rääkisimegi, et miks need põhjused olid, miks Vargla piirkond sellele jäi. Et oligi, et ainus tugev või see nii-öelda pluss, et kui me vaatame seda regionaalarengu aspektist, siis tal oleks potentsiaali kõikides muudes osades pigem vähem perspektiivne piirkond. Aga selleks, et olla nii-öelda avatud ja aus kõikide piirkonnad, me käime Eesti kõik need sõelade ainult piirkonnad läbi. Muuseas, ka Prangli saab jäi meil sinna uuringualasse sisse. Ka Prangli ikka inimestele siis peame seletama seda, et miks nemad on seal uuringus sees. Et seetõttu me käime ja seletame, et tõmmata pildi maha ja selgitada, et mis on need objektiivsed asjad, mille põhjal siis see lõplik valik tehakse. Et see, et Varglas teoreetiliselt on võimalik ehitada kuskile. Et jah, et see meie uuringus välja tuli, kas praktiliselt ehitus kas see oleks mõistlik või vajalik, see on ise asi. Nii, aga nüüd võtaks küsimuse siit arvutist, jah, palun. Jaa, mul tegelikult oleks nagu 2 küsimust, et üks ongi tegelikult natukene võib-olla selline riigi vaatest, mitte nüüd otseselt teile suunatud, aga riigi vaatest natuke noriv küsimus, et kui me vaatame nagu kohaliku ettevõtluse arenduse seisukohalt, siis siin on hästi palju looduskaitselisi alasid, kus kohalikel on üpris palju piiranguid toimetamisel. Et see mõju, et nüüd me saame aru, et tuumajaama puhul siis need piirangud ei pruugi olla nii palju piirangud. Et see oleks nagu üks küsimus, et kuidas nagu see asi ära lahendatakse ja teine asi natukene jäi kahtlus ikkagi selle ohutuse koha pealt just nagu, et kui ennem mainitud, et mõju ei tohiks sealt tuumajaama territooriumilt nagu välja ulatuda, aga Pakri jäi välja, kuna see mõjutaks seal ümbraskaudseid riigikaitselisi objekte, kui seal tuumajaama territooriumil midagi juhtuks. Et need 2 küsimust, et siis ma saan aru, et see mõju ikkagi ulatub kaugemale. Ei, ma alustan sellest riigikaitse küsimust, et lihtsalt, et julge olete kaalutlustel, et kui seal on nii tihedalt neid asju koos, et pigem tehed mitte sellest nii väga õnnetuse stsenaariumist, aga kui seal on selliseid potentsiaalseid sihtmärke puntras koos, et näiteks, et sihitakse sõjade osa, saab pihta tuumajaam, et niipidi nagu see, et need asjad ei läheks. Et lihtsalt, et Kaitseministeerium nägi, et seal on liiga tihedalt neid asju koos ja sellest, et mitte sellest õnnetuse stsenaariumist nii väga.
aga mis puudutab looduskaitset ja neid nõudeid, siis tegelikult meile andis sellesse uuringusse sisendi ka Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond, kes sisuliselt lajanes meile täie raamatusi. Ja et see 3. kaitsekategooria need liigid on kaalutluskoht, mitte nii-öelda välistav. Et see oli ka siis läbirääkimiste tulemus, aga nende argument oli see, aga see tuumajaam on ju nii väike. Te leiate kuskilt ikka selle lapiks, me ei pea mitte mingeid järeleandmisi keskkonnakaitse seisukohast tegema. Erinevalt taastuvenergia projektidest, kus tuleb teha mingi järeleandmisel või kui palju. See oli see seisukoht, aga meile siin järeleandmisi ei tehtud. Okei. Aga selge, mina siit poolt tänan selle ülevaate eest ja võimaluse eest siis kaugelt osaleda. Aitäh teile! huvi, siis on tähelepanu, siis on arvud. Ja siis tuleb omaseluste koostöö. Ja ärge muretsege. Mina olen nii vana. Keset ajaks, kui kolmanda kätte ei ole räägitud, kui võrdne päev kindlasti järele. Ja selle ma luban endale selliseid kavatud. Selliseid taha, välja lustada. Ärge võrdne seda praegu tagasi. Seda kui avaliku rahatasime ja endale on seda on isegi väga tuumiseks. Et ega siin see naasi teie osaled, seda kedagi väga kõige seda palju mõistlikult käsitlema. Juhul seda on millegi jaoks vaja ja kui siis üle päeva on selline kunda valimisega, nii praegu selles maha jäetud kohtu selgituseks, siis jääks vanadest on tõsi. Aitäh, aga jõudnud täna teid. Kas on mõni küsimus veel või võime salvestuse ära lõpetada ja selge.